Ja ei ole midagi muud, kui Henrik Roonemaa on järgmise teemaplokki teemajuht ja ta juhatab selle sisse ja lähme aga edasi. Aitäh, ma sahistasin oma sussid ka lavale. Aga ma ei tahaks tegelikult siin üldse üksi olla, ma tahaks oma lugupeetud esinejad siia endale appi kutsuda. Alustame, kus ma teid näen? Ülle Madise kohal, õiguskantsler. Ma olen nagu Eurovisioonil, kutsun ükshaaval lavale kõik, et kes ta Tõnu Runnel istub siin, Voo tegevjuhti ja Maksuametist Egon Verme vist oli ka kohal, jaa. Meil on paneel, presiidium. Mina pean istuma siia tuli välja, ma ei tea miks. Nii, ja mulle tundub, et see ülesehitus on siin täna siis selline, et meie räägime teile, kuidas on. Ja teie peate kuulama. Aga tegelikult me ei saa rääkida teile, kuidas on, sellepärast, et see on selline temaatika, mis hakkas nagu minu peas kerima siis, kui ma tegin vist isegi tõesti Egoniga ühte intervjuud Uberi ja Maksuameti teemadel. Ja minu jaoks tuli suure üllatusena tol hetkel, kui ma helistasin, et Maksuamet väga lahtise teksti ja lahtiste mõtetega rääkis, et kuidas see Uberi ja Maksuameti koostöö peaks olema korraldatud ja sealt koorus siis välja artikkel, et vaadake, et meil on nagu selline idee, et jagamismajandus juba kihvt asi, aga niivõrd kihvt ei ole see, et riik ei saa maksu sealt väga hästi kätte, et me ei tea, mis seal sees toimub. Seetõttu, et me oleme siin asja Uberi inimestega arutanud, rääkis vist Egon mulle ja et me mõtlesime, et me teeme nii, et paneme Maksuameti nagu sinna Uberi äppi kohe nagu sisse. Ja minu jaoks, ma pidin mitu korda nagu mõtlema, et kas ma kuulsin tõesti õigesti, et kas saab Maksuameti panna ühte suurde rahvusvahelisse äppi sisse ja et kõigile tundub see isegi jube tore mõte. Ja seda mõtet nagu edasi mõeldes, eks ole, meil Uber on nagu üks teenus ja neid teenuseid on nüüd palju, et kuhu Maksuamet võiks tahta ennast sisse panna. Internetis on Airbnb ja muud sellised nagu mõnes mõttes Uberi loogilised jätkud, aga mida rohkem ma mõtlesin, seda rohkem hakkas mulle kangastuma selline vahva riik, kus Maksuamet, näiteks Maksuamet, ongi igal pool. Selles mõttes, et näiteks võiks ta ju valvata minu pangakontot, et mis sealt läbi käib, mul üks mure vähem. Põhimõtteliselt võiks olla igas kassaaparaadis väike Egoni lutikas sees, sest see ju teeks maksude maksmise ülimalt lihtsaks restoranidel, et neil on kindlasti probleem, et jube raske on deklareerida maksu. Et kui me seda liini nagu edasi mõtleme, et siis me võime päris huvitavate tulemusteni nagu jõuda, et milline see, kui automaatseks me saame ajada IT-vahenditega avaliku halduse korralduse. Ja see on nagu see tegelikult, kust see tänane presiidiumpaneel peaks nagu liikpeale minema. Ehk see küsimus on nagu see, et kui automaatseks me saame näiteks Eesti riigi teha, kui õhukeseks me saame selle käigus likvideerida sellise haldus nagu kihi ja kui potentsiaalselt kasulik see tegelikult võiks olla kogu ühiskonnale läbipaistvuse, korruptsiooni, maksupettuste vähendamise, üleüldise kas või maksutulu tõusu ja üleüldise seaduskuulekuse näol, paremate avalike teenuste näol. Ja minu küsimus on, et see on see, miks me Egoni siia kutsusime, ja minu küsimus on nagu see, et kas sellel iseenesest väga õilsal ideel on ka mingisugune varjukülg või on seda võimalik ette kujutada või otsida, mille jaoks meil on siis 12 esinejat siin. Aga võib-olla, ma ei tea, mis sa Egon arvad, kas me võiks teha nii, et sa natuke räägid sellest Maksuameti visioonist võib-olla paremate sõnadega kui see, mida mina suutsin siin öelda? Ja tervist ikka. Kõigepealt täna on 31 märts vist. Et ma ise esitasin täna hommikul kuskil 8:15 deklaratsiooni ära, et kui keegi pole veel jõudnud, siis täna on tähtpäev. Aga pärast seda paneeli, ärge praegu minge, kuulake. Et pole ise, ei olnud ise esimeste seas. Aga minu meelest selle
no selle Eesti fenomen on ju see, et ma 14. veebruar või 13. veebruar, ma ei mäleta, kummal päeval me avasime selle tulude deklareerimise, siis kella 12 ja 1 vahel oli tohutu mass inimesi, kes tahtsid juba deklaratsiooni esitada, mitte magada. Et see on see Eesti fenomen, et me oleme tegelikult nagu harjunud nende selliste mugavuslahendustega. Me oleme Maksu- ja Tolliametis, me oleme viimastel aastatel siin tegelenud hästi palju sellise varimajandusega ja nüüd me oleme selles perioodis, kus me näeme seda, et me peaksime rohkem mõtlema, kuidas neid teenuseid arendada maksude tasumiseks, kuidas seal nagu hüpet teha. Et tegelikult see arenguruumi seal on, me näeme ikka päris palju selles mõttes ja küsimus ongi eelkõige see, et kasutada ära seda infotehnoloogia võimalusi. Et see on see, mis meid nagu kannustab, et me näeme neid kohti, et kuidas asju edasi lahendada. Pikas perspektiivis üldse on küsimus see, et milleks üldse on vaja maksudeklaratsioone kui sellised. Me pigem näeme seda, et võiksime üles ehitada andmete liikumise ja selle põhjal siis igasugune maksudega seonduv, et selle teenuse suudaks riik ära teha. Nüüd, tulles selle Uberi juurde, siis ma ei mäleta enam seda kuupäeva, kui nad Maksu- ja Tolliametisse tulid, hästi suur seltskond oli neil, nad olid juba palganud ka PR-inimesed, kuna neil on kogemusi teiste riikidega ja siis me istusime seal kolmekesi, mina, Marek ja siis kontrolliosakonnast üks inimene ja siis kuulasime nad ära ja selgelt oli näha, et nad tulid nagu võitlema. Ja siis Moka otsas sai nagu küsitud, et aga mis te sellest arvate, et kui me otsiksid mingisuguse teenuse võimalust, et arendaksin hoopis teenuse, et need, kes tahavad oma teenused teie äpi kaudu lahendada, et siis nad saaks oma kõik asjad seal korda teha. Ja see need tegelikult šokeeris ja nii edasi. Aga nad mõtlesid ja täna saame öelda seda, et see teenus nagu töötab. Aga millest ma siin, ja isegi nagu mainides, et selle andmete puhul see põhimõtteline nagu lähenemisnurk peaks olema see, et isik ise valib. Näiteks, kui te täna võtate eluasemelaenu, siis te ju ka ise lähete panka ja ütlete, ma saadan. Et siin ikkagi võiks olla see, et isikud saavad ise valida, kui nad tahavad traditsioonilist teenust kasutada, et ise deklareerida. See peaks alati nagu jääma. Minu meelest see, et kui sellise vabatahtlikkuse peal peaks see asi töötama. Ja see tegelikult sunnib ka maksuhaldurit selles osas, et need teenused ja need asjad peaksid olema võimalikult nagu mugavad. Mina näen eelkõige ka seda, et see on ka märk läbipaistvusest, et isik võib hakata seda kuvama, et ma olen läbipaistev, minu asjad on nagu korras. Mõningad näited veel on ju, et kus võiks mõelda, kus juba meil on konkreetsed nagu plaanid siin lähiajal tahame realiseerida, on ka see, et väike ettevõtja, et miks ta peab täna näiteks tööjõumaksudega seonduvat deklaratsiooni üldse esitama, on küsimus. Et kui minu ülemus teeb mulle palga väljamakse, siis tegelikult saame ju kokku leppida ettevõtte, pank ja Maksuamet, et saada selle isiku siis see palga väljasumma, mis sa saatsid, me teeme kõik arvutusi ära, tuleme, võtame sult kontolt siis selle ka maksuraha ära. Sa ei peagi logima meie keskkonda. Pikas perspektiivis ma ikka kogu aeg küsin, et kas meie juurde tulek on üldse vajalik, et võiks ikkagi püüda seda, et võimalikult vähendada seda, ja mis on need kohad. Ja selle kõige mõte tegelikult on ju see, et see administreerimine riigi mõistes läheb odavamaks, ettevõtjatel kulud vähenevad, et tegelikult seda me peame nagu otsima, et neid teenuseid tõesti nagu mugavaks teha, sest andmed seda tegelikult täna võimaldavad ja meie kasutada ära ka seda meie nagu seda e-riigi seda vaimu, meie, ma arvan, ühiskond on sellistes asjadeks nagu valmis, et rääkides teiste kolleegidega, eriti pärast seda Uberit, kõik helistavad mulle, ma ei tea, iga nädal kuskilt riigist helistatakse, ja siis nad küsivad, mis te ikka seal teete?
kuidas te siis teete ja siis sa seletad ära, tundub loogiline, on ju. Ja noh, ma arvan, et see on tegelikult ka see suund, mis tulevikus saab olema, et noh, et see maksude tasumine võiks olla nagu võimalikult nagu lihtne, selles mõttes veelgi lihtsam, et kui mul kõrval tehakse mingid asjad ära, ma ei pea ise nagu muretsema, et noh, tegelikult seda võiks nagu otsida. Noh, ideaalne maailm võiks olla üldse see, et näiteks minu töökohta ei oleks vaja, noh, see võiks olla nagu ideaalne maailm, et kõik toimub juba nagu taamad. Ja siin on ka selline, noh, nagu ütleme, rahaline aspekt, eriti kui vaadata, ütleme, riigieelarve kontekstis, et meil on noh, üle 100 000 ettevõtte, on ju, noh, põhilise maksuraha toovad kuskil 5000 ettevõtet, on ju. Ja see ülejäänud osa tegelikult, noh, seal peaks ikkagi tegelema selle moraali ja teenuse arendamisega, selle, noh, nii-öelda sellise läbipaistluse võimaluste tekitamisega. Et võib-olla, noh, sissejuhatuseks võib-olla selline. Okei. Ma viskaks teise küsimuse üllele, et see, et me siin Eesti riigis elame ja me seda nimetame Eesti riigiks, see rajaneb paljudel kokkulepetel ja üks nendest kokkulepetest kahtlemata on see, et meie kodanikud peame seda riiki üleval suuresti oma maksurahast, et me igaüks maksame oma tuludest ja tegemistest osa selle riigi üleval pidamiseks, et me selles valguses tundub ju väga loogiline ja isegi hea, et kõik peavadki maksma, et see võikski olla läbipaistev, automaatne ja noh, et mingu see raha siis tõesti ilma deklareerimata maha, et me oleme seal kokku leppinud, et kas nagu õiguse seisukohast sellele aktil, et ma ise deklareerin, et ma jätan endale võimaluse ise öelda riigile, kas sellel on mingi väärtus või võikski kõik teha, nagu Egon ütles, et kaotame maksuameti ära, et paneme algoritmi vahele ja see võtab maksu? Siin on väga raske vastata, et kas jah või ei, aga minu arvates on see õige suund, et arvestatakse sellega, et need üsna tavalised töösuhted üsna kiiresti teisenevad. Et niisugust hommikust õhtuni tööl käimist iga päev, kindlat palgatšekki, et võib-olla seda juba pooltele inimestest, kes üldse töötavad ja sissetulekut peavad hankima, näiteks 10-15 aasta pärast pole. Ja selle asemele tulebki see, mida me täna tunneme võib-olla Uberina või sellesama Airbnb-na, noh, ilmselt tuleb midagi muud, aga ühesõnaga tuleb midagi sarnast ja ilmselt hakkavad inimesed endale sissetulekut hankima väga erinevatel viisidel. Ja küllap riik pakub siis välja ka seesuguseid mikroettevõtluse vorme, mis nõnda töötamise võimalikuks teevad. Ja nüüd väga õigesti sa märkisid, et kui me tahame siin ühiskonda koos hoida, et ehk siis me säilitame ühise ravikindlustuse, säilitame korrakaitse, riigikaitse, miks teed, tänavad, et siis tuleb makse koguda. Et noh, tõenäoliselt me siit naftat ega midagi muud väga väärtuslikku ei leia ja kuuldavasti ka fosforiidi hind pole selline, et oleks võimalik sellest Eesti rahval rikkaks saada ja edaspidi rentieena elada. Nii et järelikult ilmselt me kõik peame makse maksma ja mulle tundub, et tulevikus see ongi ainus või domineeriv võimalus, et sellisel viisil hakatakse maksu tegelikult automaatselt maha võtma. Loomulikult siin on oma riskid. Ega ärisaladus ilmselt maailmast ei kao ega tohigi kaduda. Ei kao ka need inimesed, kes tahavad andmeid kuritarvistada, ei kao inimesed, kes on vargad. Kahjuks. Karta on, et ei kao. Pole seni inimajaloos seda juhtunud, ju siis jääb neid edaspidigi. Ja järelikult minu meelest on mõistlik, et õigusteadlased ei takista arengut, vaid et nad toetavad arengut ja mul oli hästi hea meel, et Maksu- ja Tolliamet ka Uberi küsimuses sellise seisukoha võttis. Aga et juristide ülesanne on hoolitseda selle eest, et kui niisugune andmepakk satub riigi kätte, et siis see on korraldatud nõnda, et kuritarvituste riskid on viidud miinimumini ja et kuritarvitusi nüüd ametnike, riigi enda poolt, aga ka teiste eraisikute poolt kuritarvitades neid andmeid, mille riik oma sunnijõuga on kokku ajanud, et see on avastatav, kuigi tõesti väga raske teha, aga kui ikkagi kellelgi õnnestub, siis on seda võimalik avastada ja siis on võimalik neid inimesi karistada. Nii et ma arvan, et Maksu- ja Tolliamet siiski päriselt ära ei kao. Küll aga on võimalik, et sealt üks osa inimesi läheb siis Uberit sõitma või midagi muud tegema ühel hetkel, sest noh, elu on selline, sellega tuleb kohaneda. Ja tulevikus karta on, et ka maksuobjekte tuleb hakata ümber mõtlema, et siin tungin nüüd küll Egoni alale, aga vana teada tõde, et
et maksustada tuleb õigeid asju, maksumäär peab olema madal, maksubaas peab olema lai, ehk siis sisuliselt võetakse kõigilt, ja et nende maksude korjamine peab olema lihtne. Ja lõpetuseks, et ka sellest süsteemist inimene täielikult kaduda ei saa, et ta ei saa kaduda sealt, kus ta peab pidevalt neid sammu infosüsteeme edasi arendama, olgu see siis kasutajaliides teda usability poolt või siis lihtsalt elu on nii keeruline, et niikaua kui tehisintellekti pole tekkinud, et vaatamata, ma saan aru, et mängus Go juba sinnapoole jälle üks tubli samm edasi astuti, aga et niikaua kui seda ei ole tekkinud, et siis nii kaua ilmselt ikkagi tekib juhtumeid, kus on olnud ebaõiglus, kus mingid elulised asjaolud on jäänud ette programmeerimata, polnudki võimalik, ja võt siis peab see inimene jääma, kelle juurde saab minna, et näed, mul olid sellised asjaolud, et tegelikult ma pidin ikkagi deklareerima nii palju maksu. Et see minu poolt. Okay. Siis seaduseks. Tõnu, kuidas sina ettevõtjana vaatad, kas sinul oleks nagu hea meel, kui Maksuameti väike plugin oleks su raamatupidamistarkvaras ja sealt kantakse automaatselt iga kuu mingi raha ära? Tundub nagu halb mõte ehitada seda plugina põhiselt, et Maksuamet toodab pluginaid ja paneb seda erinevatesse tarkvaradesse ja siis eelmise esineja viidatud sõbralike riikide spetsialistid läheksid mööda seda ühte kanalit ka sisse. Et selline API-põhine lähenemine on tõenäoliselt hetkel see, mis võiks olla Okei, aga põhimõtteliselt sul ei oleks? Põhimõte on see, et jah, riik, mulle väga meeldis, mis Egon ütles, et riik on nagu, et see on teenuse moodi lähenemine, et Maksuamet ei ole mitte politsei käepikendus, analüüsi osakond, et keda peksta, vaid see on teenuste selline interface, et riik kui teenused ja siis kuidas nende teenustest tasuda. Et väga loogiline on, et seal toimub automatiseerimine ja lihtsustamine ja pigem on probleem selles, et maksud on jätkuvalt liiga keerulised, meil on vähe ettekujutusvõimet võib-olla, et kuidas seda täpselt reformida saaks, aga me oleme reforme läbi teinud, et enam me ei kogu habeme, akna ja korstnamaksu ja tõenäoliselt ka tulu, sotsmaksud, need on natukene sellised, seal on sellist laiali valguvust, et palju lihtsam oleks, ma tean, seal on omad probleemid, aga ideaalis peaks liikuma sellises suunas, kus ka diskretsioon otsustada, et mis asi on maksustatav langeks, et kulude pool on see traditsiooniline naljakas osa, et mis on ettevõtlusega seotud kulud näiteks, et seal on selline lai diskretsioon, palju lihtsam oleks, kui maksud toimuksid samamoodi nagu on pangateenustel, et transaktsiooni pealt võetakse tasu mingisugune protsent või on teine võimalus, nagu vist ka osad eraisikud teevad, et nad maksavad riigile paketina sotsiaalmaksu, et sellised kas paketid või transaktsioonid, et ühetaoliseks teha maksud mingis tuleviku perspektiivis. Okay, aga muidu kaome me ikkagi sinna lõputusse tõlgendamisse, mille eest maksu võtta. Ja siis see tähendab, et kogu see mõttetu kulu osa jääb ikka süsteemi sisse. Aga ma nüüd natuke utreerin, eks ole, et kui me nagu viiks selle asja rohkem algoritmi peale, ehk siis nimetame seda kuidas tahes, et teeme mugavamaks, läbipaistvamaks, kiiremaks, automaatsemaks, on ju. Kas see ei pööra meie nagu praegust süsteemi teistpidi, et praegu on niimoodi, et me ütleme Maksuametile, et ma tahan maksta 1000 eurot. No see, minu kulud olid sellised, ma tahan maksta 1000 eurot ja Maksuameti asi on siis tõestada ja tulla ütlema, et sa pead maksma 2000. Et kui me pöörame selle nüüd teistpidi, et siis algoritm tuleb, võtab 2 tonni sult ära ja siis sa pead hakkama hiljem ise seletama, et ei kuulge, et siin oli see erand ja too erand ja ma tahaks tõlgendada ja et see pöörab ju selle praeguse süsteemi nagu täiesti teistpidi. Jah. Et kui siin veel kohe kiiresti kommenteerida, siis vähemalt see esitlus, mida mina olen näinud Maksu- ja Tolliameti kavadest, näitas siiski, et asi võiks olla nii, et eeltäidetud maksudeklaratsiooni pakub sulle välja Maksu- ja Tolliamet ehk see algoritm ja sa ise vajutad accept
või muudad. või muudad, või siis kui muuta ei lase, siis on kuskil see inimene, kelle juurde sa lähed, võtad oma asjad kaasa, seletad selle loo ära. No aga Egon ütles, et ta tahab enda ametit üldse ära kaotada. Et siis kelle juurde sa lähed siis? See tal ei õnnestu. Ei ole midagi, hakkab üürima Teslat ja siis sõidab aeg-ajalt Uberit, et kulusid katta, aga... Okei, me peaks laskma tal vastata. Customer support, jah. Kui me Uberiga kohtusime, siis nagu ma ütlesime, et see kõige tähtsam tegelikult, üks on see andmevahetus, et see deklaratsioon saaks eeldatud, aga tegelikult kõige tähtsam minu meelest on see, et kui see juht nüüd läheb Uberi keskkonda või Taxify keskkonda, kus iganes, et ta tegelikult seal alguses juba saaks aru, et millises vormis ma nagu osutan seda ettevõtluses, et maksu tagajärjed on teised, et ta selle valiku teeks nagu selles mõttes õige, et ta ise vaataks, et milline mul on majanduslikult nagu kõige mõistlikum, sest reeglid on erinevad, kui sa oled füüsilise isikuna osutad teenust või FIE-na või OÜ-na, maksureeglid on erinevad, tagajärjed on erinevad. Tegelikult see on nagu see otsustuse koht. Ja minu meelest kõik nende teenuste puhul, mina tahan, et riik oleks ikka selline, mitte see, et mõtleb, et kuidas ma saan rohkem ära võtta, vaid riik ka tegelikult näitab, et millised on sul võimalused ja sa saad ise otsustada tegelikult, et sa pakud alternatiivid, et kui sa käitud nii, su maksustamiskohustus on selline, käitud naa. Tegelikult see ongi see, mis ma ütlesin, et teenused peavad olema vabatahtlikuna, et kui nad ei tööta, siis me teeme midagi valesti. Et need tuleb teenused nii ka arendada, et me oleme just nagu soovitame, et kuidas on mõistlik makse tasuda. Et see on, ja see mõjub pikas perspektiivis tegelikult maksumoraalile palju paremini kui see, et nagu sina, Hendrik, loodad, et tuleb, et ikka 1000 asemel 2000 võtaks. Tegelikult see on see Maksuameti roll täna, nagu me tajume teda ju selle, et ta tuleb, ütleb, et 1000 on vähe, anna 2000. Ja ma olen sinuga täiesti nagu nõus, et me teeme täna just, ütleme, uut ka strateegiat, on ju. Ja see eelmine strateegia oli hästi selline varimajanduse keskne ja oli valus ühiskonnas ja nii edasi, aga täna kõik näevad, et see oli nagu vajalik muutus, sest see maksuraha, mis sealt tuleb, ikka plaksus 100 miljonit niimoodi tulla, seda maailmas on väga vähe. Aga mis ma tahan öelda, et selle uue strateegia puhul me tegelikult, me ei sõnasta seda, et meie eesmärk on eelarve, vaid meie eesmärk on tegelikult ettevõtluse toetamine. Ja tegelikult selles minu meelest on see kogu see võti, et kuidas me neid teenuseid arendame, kuidas me ettevõtjatega suhtleme. Et tegelikult väga palju sõltub ikkagi sellest, et mida sa eesmärgiks paned. Et tegelikult maksuraha on lihtsalt ju tulem, et millegi tuleb nii-öelda tagajärg. Ja kui sa kuskil eksid, siis seda raha sul ei ole. Okei, aga meil on Twitterisse tulnud küsimus tegelikult just sulle. Benjamin Franklin ütles, et kes vahetab põhiõigused turvalisuse vastu, ei saa lõpuks kumbagi, kas me vajame nuhkrobotit. Ehk et inimestele ikkagi tundub, et see mõte, et Maksuameti käsi on kuskil kogu liikluses nagu vahel, eks ole, ja osa nendest müntidest jääb automaatselt sinna käe külge kinni, et see häirib inimesi miski pärast. Kuigi sellest on ju võimalik aru saada, mis sa ütled, et me teeme lihtsamaks, paremaks, mugavamaks kõigile elu. See on täiesti õige küsimus ja see on sama Uberi puhulgi, et mult on, ütleme, väliskolleegid küsivad, et kas te saate siis ülevaadet igast sõidust, igast kliendist on, siis me ütleme ei, et me ikkagi keskendume ainult sellele infole, mida meil vaja on, et see sama inimene ju tegelikult ju paneks muidu tuludeklaratsiooni oma tulu. Me tahame ainult seda tulu. Ei paneks ju. Ülejäänud info võetakse välja automatiseeritud kriminaalmenetlusega Uberi ülejäänud andmebaasidest. Kui te seda soovite, siis te võite ju seda taotleda, aga tegelikult see point on nagu õige, et see on tervikuna riigis, et millist infot me küsime, ma ei räägi ainult maksuhaldurit, et riik, millist infot me üldse küsime kodanikelt, ettevõtjatelt ja mis väärtus see loob. Ja tegelikult seda on hästi vähe tehtud sellist nii-öelda hinnangut, on ju, et millist infot riik küsib, mis väärtust me sellega loome, kuidas me ühiskonda saame tagasi rikastada selle infoga ja nii edasi. Et see on nagu oluline, et küsida ikkagi väga vajalikku infot ja ikkagi see põhimõte minule meeldib ikkagi see, et inimene ise valib, ma tahan seda sellist lahendust, et mul see automaatne informatsioon liigub siit sinna, ongi kõik. Ehk et talle jääb nagu de facto see maksupettuse võimalus alles, ta ütleb, et ma ei taha seda automaatselt. Aga selleks on olemas ju teised meetmed, kompensatsioonimeetmed, mida saab nagu rakendada. Et mina usun nagu sellesse, et see valikuvabadus võiks nagu jääda.
seal on nagu see põhimõte, kui riik ütleks, et kõigile kohustuslik, no mis siis juhtub? Noh, selge on see, et väga erilist vastukaja see ei tekitaks ja kõik oleks nagu oot, mis toimub. Et ma toon selle sama eluasemelaenu intresside teema, et okei, see on küll maksusoodustust andav, aga kõik ju teevad seda vabatahtlikult. Et minu meelest... Selles see võti ongi. Ma sain ise ka 4 sotti tagasi, ma väga hea meelega tegin seda eile, et ei olnud mingit probleemi. Jah, aga ma siiski ei alahindaks ikkagi seda maksumoraali nagu tervikuna, et inimesed, nagu Ülle ju ka viitas, et mis asi see riik siis on, et ega see riik ei ole iga asi iseenesest, see ongi see, mida me tahame, ja seda kõike tuleb mõistlikult korraldada. Siin pigem tundub probleem sellel poolel, et see ei ole mitte nüüd kitsalt see maksu küsimus, vaid see on digitaalsele majandusele ülemineku küsimus, kus sul on see tunne, et sul on diskretsioon palju õhukesem, kõik on pärast üle kontrollitav aastate viisi, et pangad hoiavad kõigi tehingute infot, sa saad teoreetiliselt ristkasutada Selveri ja panga baasi ja vaadata, mis ja asjus mobiilpositsioneerimist samal ajal. Ühesõnaga, et see on see probleem laiemalt, et see maksuamet võtab siin väga õige lähenemise, et nemad osutavad teenust, aga inimeste hirm on laiem, et lihtsalt nende valikuvabadus kaob ära, sellepärast et kõik on tõestatav, sa ei saa enam maksuküsimustes minna punasega üle tee, kuigi tahaks. Ma tahtsin omalt poolt ka rõhutada, et ega Eesti rahva aluskokkuleppe põhiseadus, mida ma loodan, et ei hakata revideerima nende põhiliste väärtuste osas, et siis ega see ei lubagi siia mingisugust jälgimisühiskonda või panoptikumi korraldada, kus riik korjab kõikide inimeste kohta kõik andmed. Selleks teoreetiliselt paljudele tundub, et see oleks justkui väga hea, et on täpselt teada, et kus inimene mis kell liigub, mis ta sööb, mis ta joob, ja siis vastavalt kindlasti saab väita, et sellisel juhul on võimalik inimest nõustada, talle eraldi aktsiise rakendada, et ta sööks ja jooks õigemaid asju ja palju muudki. Sa mõtled sellist personaalset nagu maksuprofiili, et te sööte liiga palju rasvast sealiha, et edaspidi meie algoritm maksustab seda ostu nagu kuidagi teie puhul rohkem. Et kindlasti on mõnel ka selliseid ideid, aga tahtsin julgustada, et põhiseadus sinna liikuda kindlasti ei luba ja ma ei ole ka kuulnud, et neid ideid kannaks Maksu- ja Tolliamet või Rahandusministeerium. Nii et see on selge, et panoptikumi tekitada ei tohi. Aga samal ajal see surve, et saada andmetele ligi ja selle kaudu edendada kas oma äri või mingisuguseid muid eesmärke, et see on hästi tugev. Meenutagem kas või seda, kuidas kindlustusfirmad tahtsid saada juurdepääsu otse e-tervisele. See õnnestus ära hoida. Et selliseid asju teha ei tohi ja lihtsalt on ju kindlaks tehtud, et mida tähendab inimpsüühikale olukord, kus tal ei ole võimalik enam tagasi tõmbuda, eralduda, ehk siis see privaatsus kaob ära. Et ta peab kogu aeg arvestama, et keegi kas vaatab või võib vaadata ja teha sellest mitmeid järeldusi, et see muudab tõenäoliselt inimühiskonda käitumist, mõtteavaldusi tundmatuseni ja see tõesti ei ole enam vaba ühiskond. Nii et selles mõttes tuleb olla ettevaatlik, aga mitte masinalõhkuja ja sellepärast uuendusi tõkestada. Et kindlasti võib olla riigi ülesanne ka see, et inimestele seletada, kui palju nad tegelikult ise enda kohta täna välja annavad. Ta on ju luuramise kuldajastu, sellepärast, et ei ole tarviski sundida näiteks mobiiltelefonide tootjaid rakendama väga nõrku krüpteerimisvarasid selleks, et oleks julgeoleku huvides võimalik hõlpsasti telefonidesse sisse murda, mis on tõenäoliselt üks kõige rumalam tegu, mida interneti turvalisuse aspektist vaadates võiks teha. Ja see võib omakorda ühe asjani, mida tahtsin kindlasti öelda, ja see puudutab isikukoodi ja üldse krüpteerimist laiemalt. Et inimesed täna väga palju tegelikult annavad ju informatsiooni ise ära ja selleks ei ole riiki vajagi, et inimesed oleks justkui peo peal ja kui riik soovib, siis ta saab täpselt samamoodi teada, kus oli, kellega oli, mida tegi. Ja see on see, mida inimesed täna teevad ja ma usun, et pisut vähe selle üle järgi mõeldes. Ja samal ajal riik on võib-olla mõned asjad teinud ka valesti ja üks neist minu meelest on see, et ikkagi täismahus ja laialdast krüpteerimist, kuigi Eestis see oleks võimalik tänu ID-kaartile, ei võimaldata ja see on ka üks asi, mida mina saan praeguses ametis ilmselt
Eesti ja Eesti inimeste heaks teha, et katsuda hakata muutma seda lähenemist, et justkui isikukoodide andmebaasi ei tohiks olemas olla ja justkui ei tohiks olla võimalust minul saata siit kellele iganes krüpteeritud informatsiooni, ehk siis krüpteerida üksikuid faile, et või siis otsustada krüpteerida kogu oma postkasti, et välistada näiteks ebaterve huvi, mis võib tulla mõnelt naaberriigilt või kelleltki teiselt, näiteks minu ja mõne teise põhiseadusliku institutsiooni mõttevahetuse asjus, aga ka lihtsalt eraisikuna mulle võib-olla ei meeldi, et minu Gmailist läinud kirjad aastate kaupa kuskil salvestatakse, sest teatavasti andmed, mis on internetis, mitte üheski riigis. Ja et kõik see juristide arvamus, et just kui nad on mingi jurisdiktsiooni all, on pehmelt öeldes kummaline. Et mina seda ei taha, et toimub see, mis tõenäoliselt toimub ja et hiljem siis on võimalik kogu seda minu meilisuhtlust sobival viisil filtreerida, avalikustada, võib-olla ka muuta. Ja sellepärast, kui mina saaks, ma loomulikult krüpteeriks oma postkastid ära. Ja mulle see oli küllaltki suur üllatus, et need on minu ametivennad, kes on arvanud, et isikukoodid ei tohi olla kõikidele kättesaadavad ja et aeg on see lähenemine lihtsalt ära lõpetada. Et ma loodan, et see on nüüd kuude küsimus. Väga tere. Tagasi minnes selle andmete nagu kättesaamise, mõnes mõttes sama küsimus juurde, millest sa räägid, mul on tunne, et me tahame, nagu inglased ütlevad, et me tahame torti süüa nii, et see alles jääks või et me tahame, et hundid oleks söönud ja lambad terved, ehk et kui me tahame seda, nüüd näiteks seda maksuprotsessi, eks ole, teha inimestele lihtsamaks, läbipaistvamaks ja et riik on nagu selline poolautomatiseeritud teenus, mis aitab sul makse maksta ja annab sulle eeltäidetud mingeid tabeleid, siis me ei saa seda teha ju ilma, et riigil oleks algselt see info kõik olemas, mille pealt neid tabeleid nagu eeltäita, ehk et me ei saa infot hoida endale ja anda samal ajal riigile, et saada neid mõnusaid eeltäidetud tabeleid vastu. Selleks, et me ikkagi sinna jõuaks, ma ei näe ju muud varianti, kui et me peame Egonile andma juurdepääsu enam-vähem kõigele, mida me siin teeme ja siis lootma, et ta võtab ainult filtreerib vajalikku info sealt välja. Mina sellest aru ei saa, mis sa praegu väidad. Kuidas ta saab eeltäita neid tabeleid, kui ma automaatselt ei luba tal ligipääsu kogu oma finantsinfole? Ta ei saa ju seda teha. Maksuküsimused on hästi diferentseeritud, näiteks kui vaatad seda täpselt ettevõtluskulude märkimist, siis ilmselgelt see jääb sinu diskretsiooniks, et pigem on küsimus siin, et kas maksuamet võib normaalse maksumenetluse, ma ei tea, kuidas õige sõna on, käigus minna ja vaadata sinu Facebooki profiililt järgi, kas sa ikka olid sel ajal seal, kus sa lubasid, et sa oled, et milliseid andmeid ta võib väljastpoolt kasutada. Tal ei ole neid sisemiselt vaja selleks, et seda teenust osutada. Tal on vaja minu pangakontolist. Küsimus on pärast, see pangakontol istuda selleks, et vaadata sinu tulusid. Jah, palju ma näiteks töötajatele maksan palka välja, et selle pealt mulle eeltäidetud firma näiteks sotsmaksu või sotsmaksudeklari vorm anda, eks ole. Ma ei tea, me räägime nüüd Egonist nii, et me tal üldse sõna ei anna. Me tegelikult peaks küsima su käest, et kuidas see ei saa ju olla tehniliselt teistmoodi, kui et teil on vaja suhteliselt laialdast ligipääsu. Sa surud need andmed sinna, mitte sa ei võta ma veel ise ikkagi klikkima linnukest, et jah, ma tahan, et maksuamet saaks reaalajas kogu aeg teada, mida ma oma pangakontol teen. Ei. Kui te lubate, et selles mõttes, et tuleme näiteks selle palga väljamakse juurde, hästi konkreetne näide, et tegelikult maksuhaldur ei taha pangakontole ligipääsu. Absoluutselt mitte. Et vaid mida me pakume, ongi see, et kuna sa teed töötajale väljamakse, kas sa oled nõus, et see isik, kelle sa selle väljamakse tegid ja see summa, mis sa talle välja maksid, et see informatsioon, kui sa selle ülekande teed pangas, jõuaks automaatselt maksuametile, et seda me ütleme. Ja kui sa ei taha, siis sa võid minna ja seda siis teha meie keskkonnas või raamatupidaja teeb. Ja see on see, ja me ei küsiks sult rohkem informatsiooni, et ongi kõik, sest ülejäänud selle maksuarvutuse, et palju siis seal on need erinevad makseid, selle me teeme ära ja siis me saadame panka tagasi, et see on selline summa ja siis see summa laekub nagu riigile. Ehk siis tegelikult võtaks ühe etapi vahelt ära, mille väärtust meil täna enam ei ole. Kunagi jah, sellel oli mingi väärtus, aga tehnoloogiliselt on võimalik seda arendada. Ja minu meelest hästi oluline on selle info juures see, et me küsime just ainult, inimene ise otsustab, ma lasen saata seda infot sealt
maksuhaldurile. Mitte see, et me lähme kuskil ligi ja võtame teadmata mis infot, et sellises riigis ei tahaks mina elada. Ei, ega tulemus on ju sama, ühest küljest me oleks totalitaarne riik, sa võiks kohustada seadusega, et kõik peate andma. Teine asi, kui me ütleme, et vaadake, et me teeme jube kihvti, see on see Google'i mudel, et me teeme teile jube kihvti teenuse, aga lihtsalt andke nüüd, et vabatahtlikult andke osa andmeid meile. Tulemus on ju sama. Drastiline vahe, kas sa push'id andmeid, mida sa ise segmenteerid, või nemad tõmbavad kõik ja filtreerivad ise. See on nii drastiline vahe, et ma täpselt ei saa aru, et kus sa selle hüppe sealt ühelt teisele teed. Sest et tulemus on sama, minu andmed jooksevad reaalajas maksuametisse. Kui sul on kontol 3000 kirjet kuus ja sa saadad neist tüüpilised 30, siis ülejäänud ju ei lähe maksuametile. Ma lihtsalt ütlen, et ta veel ei tööta maksuamet. aga ikkagi see mõistlikkus on ka, et tuleb nagu otsida, et siin näiteks käibemaksu puhul on hästi palju erisusi ja seal me ka praegu analüüsime, et mis infot küsida ja tihti jõuame ka selleni, et isik peab ikkagi ise mingeid arvutusi tegema ja me ei suuda konto pealt neid arvutusi teha ja seal on liiga palju informatsiooni, liiga palju isikuvabaduse piired, isegi siis, kui ta ütleks jah, et tegelikult neid asju tuleks nagu välistada, me püüame nagu välistada, et me sellised ideedega ei tuleks. Aga ikkagi võti on selles, et isik ise valib, ta peab aru saama, millega ja tema jaoks peavad asjad mugavamaks minema, ongi kõik. Ja tegelikult turg paneb selle paika, et näiteks kui me pakume mingisuguse teenuse välja, keegi ei kasuta seda, järelikult polda keegi ei taha seda kasutada, ei olda valmis, mis iganes need põhjused siis on. Ja seda tuleb aksepteerida ja siis sellega leppida. Aga ma selgelt nagu näen, et sellised samme, mis on ebavajalikud, mis tegelikult võtavad kulusi maha, sest kui sa vaatad ka, et kui sa vaatad ettevõtjate tagasisidet, siis ikkagi see, et väga palju ikkagi on pahameeli tormi, ma ei räägi nüüd maksuametist tervikuna, aga üldse, et riik hästi palju informatsiooni küsib, et tegelikult, ja küsitakse samasugust informatsiooni võib-olla natuke teisaldatud kujult erinevate asutuste poolt, jälle milleks, et tegelikult seda peaks nagu seda peaks tõsiselt võtma ja tegelikult refreshima, et mida me küsime ja miks me küsime. Meil on eraldi ka projekt, ütleme Statistikaametiga täna selles osas, kus me siis käime siis neid punkte nagu üle, et mis informatsiooni riik küsib, mis väärtus sellest tegelikult tekib ja mis infot võiks küsida, kuidas me saaksime selle ettevõtete kulusi maha ja nii edasi. Selle kogu projekti juures mina ütlen, et see on üks positiivne uudis, et see on tehnoloogiliselt lihtne, aga see on üks negatiivne ja raske moment ongi selline riigi mindseti murdmine, et ärme nüüd küsi andmeid, millest tekib väärtus on madal või me ei suuda mingite andmete kohta isegi väärtust öelda, et kui võtta näiteks, me oleme teinud ka siin sellise analüüsi, palju riik üldse informatsiooni küsib, neid erinevaid kirjeid, neid on üle 10 000, ma ei tea, 12 või 13 000 erinevad kirjed. Kui me võtame näiteks tööjõumaksud, palgastatistika osas, siis seal on, riik küsib üle 300 kirja, erineva kirja. Et midagi on nagu valesti, võiks nagu korra võtta ja selle asja nagu korra läbi käia ja püüa teistmoodi teha, et ettevõtja jaoks on ju. Et kui sa paned nagu selle, et me küsime 10 000 ettevõtet on ju, et seda 300 kirjet ja kui sa paned nüüd selle kuludesse, võtame piltlikult, kui näiteks iga ettevõtte kas või poole kohaga inimese värbab selle jaoks, milline kulu tekib sellest majandusele ja me räägime Eesti konkurentsivõimest, et otsiks ikkagi siin seda, et võimalikult palju ära automatiseerida, saada ettevõtjate poolsest kulusi maha ja tegelikult läbi selle jälle konkurentsivõime tõuseb, et nende asjadega peaks nagu riik tegelema ja sealt on võitu võimalik saada. Okei, ma pean ka lahtiütluse korras ütlema, et mulle seaduskuuleka väike ettevõtjana tegelikult meeldib makse maksta ja ma ei taha siin nagu kasutada oma lavapealset positsiooni selleks, et survestada ja Stockholmi sündrooma. aga ma tahan otsida neid varjukülgi ikkagi endiselt edasi ja vastu öelda siis võib-olla pigem Tõnule, et sina tõid näite, et mul on 3000 kirjet näiteks firma pangakontol kuus on ju, nüüd tuleb Egon ja ütleb, et kuule, et kas sa tahad, et me siin teeksime sulle tööjõumaksude eeltäidetud deklar, jube mugav on sinu jaoks. Ja tahan. Nii, aga see ei peatu seal, siis ta tuleb ja ütleb, et kuule, aga kas sa tahad, et me teeksime sulle selle käibemaksude deklari automaatselt? Jaa, no palun saada ülejäänud kirjad meile.
kuule, et kas sa tahad, et kui sul töötaja haigeks jääb, et siis sa ei pea selle haigekassaga jamama mingi kiiret, teeme sellega automaatselt, et aga meil oleks vaja võib-olla ligipääsu siis ka nagu diagnoosi andmetele, et meil nagu erineva diagnoosiga näiteks on see, mis on lahendus või? raha määr erinev. Ja lõpuks see lõpeb sellega, et ma võin sama hästi öelda talle, et kuule, et mu login on siin, et vaata ise järgi. Lahendus on lihtne, et riik peab pakkuma API ja küsima nende 300 asja asemel, mis iganes nad tahavad küsida 30 ja sina juba surud sinna konsolideeritud andmed, tee isikustatud, võetud küljest ära kõik, mida seal ei ole vaja. Et see on lahendus. Kui Maksuamet hakkab ise arendama tarkvara ja paneb igale poole pluginat, siis see asi läheb loomulikult pekki. Ei, ma ei räägi sellest. Ma lihtsalt räägin, et nad küsivad erinevad kolmandad osapooled teevad neid tükke, siis see asi saab toimida niimoodi, et riik kogemata ei võta meid kõiki pantvangi. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et nad alustavad sellest, et küsivad 30 kirjad, siis me jõuame 300-ni, siis 3000-ni ja siis 30 000, sest iga kord, kui ma annan riigile rohkem infot, teevad nad minu kui ettevõtte jaoks midagi mugavamaks ja odavamaks ja kiiremaks. Ja ma põhimõtteliselt olen ju sellega nõus, aga see vältimatult viib sinnani, et me peame andma neile ju ligipääsu suhteliselt suurele osale oma isiklikust infost, et nad saaksid meid aidata. Ma arvan, et selles mõttes, et siin kindlasti ka Ülle kontor on nagu see, kes on abimees, et see hinnata seda proportsionaalsust ja see on nagu selge risk, et riik ei tohi nagu hulluks minna, et mida ta küsib, et see on nagu tähtis, et sellest aru saada, et mõnikord mõeldakse, et küsiks veel midagi, aga jälle ma tulen selle väärtuse juurde, et mis väärtus siis selles on, et okei, et kui sellest nüüd jääb kogumata ma ei tea, näiteks piltlikult 15 000 eurot, aga siis ei ole mõtet teha seda, et meil on kompensatsioonimeetmed ja saame nii palju kätte, kui saame ja sellega ei olegi mõtet tegeleda suures pildis. Ja teine teema, mida sa minu meelest enne ka mainisid ja Ülle ka mainis, on tegelikult ju andmeturve, ütleme, et tegelikult kuidas neid andmeid käideldakse. See on nagu hästi kriitiline, et sellega me tegeleme igapäevaselt, et ütleme, kõik see logimised ja kõik asjad peavad seal olema, pluss iskemeetmed ja nii edasi. See on nagu hästi tähtis, ja selles maailmas minu meelest ongi see, et kogu aeg peab nagu küsima, et mida saab veel teha, mitte rahulduda sellega, mis on, sest see maailm muutub hästi kiiresti. Ja seal ongi see põhiline risk minu meelest see mugavus öelda, et meil on asjad piisavalt hästi. Tegelikult peab kogu aegselt ennast ka nagu positiivses mõttes testima, et kuule, kas see on ikkagi täna hästi, et äkki peaks juba mõtlema siin edasi mingid järgmise asju. Et kogu aeg nagu seal peab olema hästi valvas, sest nagu Ülle ütleski, et lõppkokkuvõttes on see mitte küsimus süsteemis otseselt, vaid ikkagi inimestes. Et on alati olnud selliseid inimesi ja jääb olema ja millised meetmed on kasutusel, et need riskid oleks võimalikult minimaalsed. Et sa võimalikult kiiresti asjad tulevad välja, et sul on kohe mingisugune kompensatsioonilahendused sinna peale ehitatud. Hüva, meil on saalist küsimus vist. Lõpuks ometi saalist ka küsimus. Ma tahtsin tegelikult täiendada, et kuna et kas siis API või mitte API või plugin või kas kõik andmed või muud, siis mulle väga meeldis Ülle see seisukoht, et kuidas meie omavaheline andmeliiklus peaks olema läbimõeldult krüptitud ja turvatud ja Anto tegelikult samasuunalised vaated, et olles ühel varasemal üritusel kuulanud just ShareMindi ja Dan Bogdanovit, kes vist on ka veeretavasti mingisuguseid koostööprojekte teiega teinud, siis meil oleks vaja tõsta ühiskonna, ettevõtjate ja ka IT poole ja ka riigiametnike poole arusaamist just nimelt sellest, et kuidas on võimalik neid andmeid transportida ja töödelda selles mõttes sellise nagu minimaalse puutuvusega. Ja ma usun, et ma lihtsalt tunnen, et hetkel see nagu tehnoloogilise küsimuse pool käib nagu põrgatamine edasi-tagasi, aga et keegi tegelikult ei tea, et kusagil on mingi lahendus ka olemas, aga nii kaua põrgatame seda ideed edasi-tagasi. Et me peaksime väga sügavalt tegema endale selgeks mingid elementaarsed lahenduste võimalused, kuidas on võimalik andmeid anonüümselt töödelda ja siis me saame hakata võtma maha neid hirme, sest ma hetkel näen täpselt neid samu hirme, millest Andra eelnevalt rääkis, võttes näiteks mõningad pagulaste teemalised Facebooki grupid, eks ju, aga ma näen täpselt samasugust sellist nagu põrgatamist, et mingi hirmus asi, et äkki need andmed kuhugi lähevad, et nagu paneme igaks juhust nagu kuidagi, ma arvan, et seal rääkides mõeldes on võimalik need lahendused. Ühesõnaga, probleem on andmebaaside ristkasutuse, et
kardetakse, et andmebaasi saab ristkasutada, kui kõik andmed on igal pool kogutud ja talletatud, et piisab kellestki, kes paneb need kokku. Et jaa, see on see murekoht. Anto Veldril on ka küsimus saalist. Ma võib-olla natuke utreerin üle, enne ma rääkisin sellest tehnoloogia ja psühholoogia piirist, ma arvan, et see jookseb 10% peal. 10% punapeit tuvastatud, saab nendega midagi teha, 10% ümber lõigatud, nendega saab midagi teha ja minu maksuametnikule on, et kui on jäänud kõigest 10% inimesi, kes vabatahtlikult linnukest ei tee, kas maksuamet hakkab siis neid demoniseerima samamoodi nagu sularahaga maja ostnuid? Aitäh! Ei. Aitäh vastuse! Ülle, kas sul on midagi lisada sellele debatile praegu? Teised on saanud väga palju rääkida, lihtsalt vaata, et no mina olen saanud ka piisavalt rääkida ja täitsa demokraatlik riik, eks ma siis ütlen, kui midagi on ja alati tegelikult üsna palju on. Et jälle tahtsin tuua selle õigusteadusliku mõõtme ja öelda seda, et kõikide nende uute lahenduste juriidilise reguleerimise või mis mulle eriti meeldiks nii suures ulatuses kui võimalik reguleerimata jätmise puhul on Eestil üks väga eriline roll. Ta võib olla kõikide teiste jaoks inspireerija ja eeskuju, et see on ju praegu ka üks põhjus, miks Uber Eestiga kuuldavasti üleüldse tegeleb, sest üldiselt niivõrd väike turg neid ei huvita, kui aga Eesti suudab nüüd näidata, et tõesti on võimalik panna see asi toimima, et mitte muuta seda teenust mõttetuks ehk siis senise taksoteenuse sarnaseks teenuseks, vaid et ta jääb ikka Uberiks, aga samal ajal sealt õiglased maksud saab ka kätte ja mingisugused muud nõuded on veel täidetud, et siis see on suurepärane, sellest saab tõenäoliselt üks suur eeskuju, mida kõik hakkavad järgima. Eriti kui seda seadust õnnestub täita ja kui selle mõjud on tõesti head. Sama lugu on ju elektroonilise hääletamise ja paljude teiste asjadega, et Eestist võetakse väga hea meelega eeskuju, et see on tugev inspiratsioon, ID-kaart samamoodi, aga meil on üks väga suur vastutus, et kui nüüd midagi läheb halvasti, et kas need normid ei õnnestu või meil ei õnnestu hoida üleval mõistlikku kommunikatsiooni, et ei jätku piisavalt neid inimesi, kes hakkavad otse kohe vastu, kui need lobigrupid, kellele see uuendus ei meeldi. Ja neid on kõikide nende asjade puhul, kõikide puhul. Et kui nemad hakkavad sellele vastu töötama, olgu või välja mõeldud infoga, mida tänapäeval on väga lihtne levitada, et kui ei leidu kedagi, kes otse kohe selle väga osavalt maha keerab, et siis saab Eestist läbikukkumise näide. Ja see ongi selle asja kõige suurem kurbus, et mitte ainult sellel juhul, kui tõesti meie normid ebaõnnestuvad või nende rakendamine ei tule välja, vaid ka siis, kui meil ei jagu energiat, et kommunikatiivselt toime tulla. Et mis siis, et kõik asjad on hästi ja sujuvad, aga ikkagi jääme kommunikatsioonis lobigruppidele alla. Nii et siin on see riigi äärmiselt suur vastutus. Ja siis üks teine sellega pisut seotud teema veel, et see puudutab riikide ühist vastutust, mis väga hästi sai ju selgeks nüüd, kui pärast Pariisi ja siis Brüsseli terrorirünnakuid hakati arutama, et kuhu siis see täiemahuline Schengeni infosüsteemi ristkasutus on jäänud koos kolmandatest riikidest pärit tegelaste ja piiriületajate biomeetriliste andmete ja kõige muuga. Ja siis selgub, et selleks, et neid eesmärke, milleks üleüldse on tehtud kogu see süsteem, ei õnnestukski täita, piisab sellest, et mõned riigid ei tee oma tööd ära, mis omakorda juriidiliselt vaadates muudab mõttetuks ja võib-olla isegi lubamatuks ka teiste tööd. Sest et see põhimõte, et sa tohid andmeid koguda ja kasutada üksnes sedavõrd, kuivõrd sul tõesti vara on ja kuivõrd on võimalik eesmärke täita, et eks see põhimõte ju on ja see jääb ka püsima. Nii et lihtsalt võib-olla see riigi niisuguse vastutuse nii positiivses mõttes kui ka teatud riskide ärahoidmise mõttes, et võib-olla see aspekt jäi veel ennist rõhutama. Mina tahtsin kinni hakata ühest asjast, mida Tõnu enne ütles, sa tõid selle punasega üle tee minemise metafoori. Ja kui küsimus on, et meil on põhimõtteliselt on võimalik riigi protsessid parema läbipaistvuse, lihtsuse, odavuse ja mille iganes nimel ju ära automatiseerida niimoodi, et väga paljudes kohtades see punasega üle tee minek ei ole enam edaspidi võimalik. Et me võime panna kõikidele maanteedele kiiruskaamerad, iga punase foori juurde
näotuvastusega kaamera, noh, piltlikult öeldes, automatiseeritud kriminaalmenetlus. Ja me võime kuni selleni välja, eks ole, et võib-olla, et saabub vangla sulle postiga koju ja ise lukustad ennast ära. mis on eriti mõnus, sest siis sa ei pea kuskil istuma kuskil Jõhvis, eks ole, ja kulutama riigi raha. Aga minu küsimus on see, et kas see punasega üle tee minek piltlikult öeldes on ühiskonnale see võimalus, kas see on vajalik ühiskonnale? Kas see annab midagi, kui meil see võimalus siiski on olemas, kui see jääb? Absoluutselt norme tuleb suuta õigesti mõtestada, et hea näide, punane tuli fooris jalakäijale ei ole tegelikult mitte keelav õigusakt, vaid see on soovitus, et praegu ole ekstra ettevaatlik, et see võimalus peab jääma, nii et kui saalis on inimesed, kes tsiteerivad siin praegu. Absoluutselt, ja ma seisan selle eest, et politsei, kes kaubamaja juures trahvib inimesi punasega üle tee mineku eest, võt seal on vaja natukene jätkuvalt politsei ridasid hõrendada. Kas sinu arvates see näiteks 20% käibemaks ei ole mitte 20% käibemaks, vaid nagu selline indikatsioon riigi poolt, et meil oleks vaja... See on väga järsk tõlgenduse muutus, et riik ei peaks tegelema selliste kohtadega, kus ei ole mitte midagi võita. Seal ei ole mitte midagi võita. Miks me peame täpselt ühte sammu käima kuidagi tänavatel pimedal ööl trahvida inimesi, kes läheb punasega üle tee? See on mõttetu. Aga kui me seal ei ole mitte mingit väärtust. Mõtle. Jaa, me paneme sinna kaamera, aga mis väärtus on? Väärtus on see, et me säästame näiteks joodikute elusid. Need maksavad ka midagi. Aga kui joodik läheb üle seal, kus tohib ja saab surma, et kas see kuidagi... Ei, siis ta ei saa seetõttu ju surma. See tõenäoliselt on oluliselt väiksem. Ei, no muidugi on, kui ta läheb rohelisega üle tee, siis on palju väiksem tõenäoliselt. On palju kohti, kus pole ei punast ega rohelist. Täpselt. Et sellisel juhul hakatakse üle tee minema sealt, kus ülekäigurada üldse ei ole. Täpselt nii. Ja kindlasti oleks suur edasiminek see, kui foorid oleks võimalik häälestada nõnda, et nad reageeriksid tegelikule liiklusolukorrale. Ehk siis kui ühtegi autot ei ole, siis ei sunnita ka inimesi õiguskuulekalt seal foori juures seisma, mida mina näiteks alati teen, eriti kui läheduses on lapsi, sest et ega nemad ei pruugi aimata, et näiteks kiirabi auto tuleb vahel ka ilma sireenita väga kiiresti, eks ole. Aga niisuguse tee peale võiks edasi minna küll. Ja teine lühike remark on see, et see on üks õigusnormide kehtestamise üldreegleid. Et õigus ei ole lihtsalt käsk, et kellelgi tuli pähe, paneb mingi normi kehtima, siis riik hakkab jõuga seda läbi suruma. Et õigusnorm Eesti põhiseaduse järgi on õigustatud ikkagi üksnes siis, kui teda on tõesti valdava enamuse meelest vaja, kui teda on võimalik täita ja kui teda täidetaksegi. Täpselt nii. Nüüd me jõudsime tagasi, kuhu ma tahtsingi jõuda. Mina mitte juristina ja alama ešeloni analüütikuna olen märganud, et osa vanal ajal koostatud seadusi ei olegi, nende täitmist ei ole võimalik väga täpselt kontrollida. Ma kahtlustan, et mõningad karistused pandi paika siis, kui vahele jäi 1/10 ja 1/100 adeptid, siis niimoodi, jah. Ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus on lendavad droonikaamerad ja nende ise maksuametisse liikuvad andmed ja muu säärane. Minu küsimus on, peaks arvestades seda totaalset digitaliseerumist karistusmäärasid umbes 10 korda langetama, lihtsalt sellepärast, et tasakaal uuesti tagasi saada sinna tasemele, kus see oli näiteks 1936. aastal. Samade õigusnormide pealt saab töötada nii Hitleri täitevvõim kui ka Eesti Vabariigi oma ja täiesti erinevatele tulemustele jõuda. Minu selline tagasihoidlik praktika tegelikult näitab seda, et karistamine tegelikult ei too väga tulemust. Et igasugused, ma võtan sellise lihtsama näite, et võib-olla kus on kergem aru saada, et 2009 meil oli, vaatasime statistikat, et deklaratsioone maksumaksjad esitasid väga halvasti, 40% hilines või siis ei esitanud üldse. Ja analüüsisime seda olukorda ja siis vaatasime, et mis me olime teinud, et me olime ikkagi ainult ikka valdavalt sellise karistusliku lähenemisega asjadele pühendunud. Ja siis tegelikult otsustasime ümber, et siin võiks hakata inimesi rohkem teavitama
juhtima tähelepanu ja tegelikult tänu sellisele metoodikale tegelikult see olukord oluliselt paranes, et täna on seal kuskil 5% juures, mis me hindame täitsa okei. Aga selles mõttes ma olen täiesti nõus, et seadusi tuleb kogu aeg tegelikult vaadata, et millised normid meil on. Ma toon ühe näite näiteks, et Maksu- ja Tolliamet, me juurutasime selline töötamise registri, ja siis, aga tänaseni on seadus kirjas, et siis tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioone peab käibemaksukohustuslane esitama, isegi kui tal ei ole ühtegi töötajat. Tegelikult täiesti mõttetu norm on ju, sest see informatsioon, kas on töötajad või ei ole, on töötamise registris olemas. Et jälle, et üks kohustus, mille saab ilusti maha võtta. Ja karistuste koha pealt, pigem minu meelest see kohtupraktika ei ole, neid karistusi kohtud ju üldiselt, vähemalt ma vaatan maksuasjades, ei määra sellised, et keegi reaalselt, et ikkagi tavaliselt on tingimise karistused ja nii edasi. Et seal seda kohtunikud on minu meelest suhteliselt nagu hindavad väga proportsionaalselt neid asju. Et ikkagi, kokkuvõttelt ikkagi riik peaks kogu aeg ennast ka nagu monitoorima, et mis normid mul on, kas need normid loovad mingit väärtust ja nii edasi. Et mina näen siin nagu arengu kohta, et mida riik saab nagu võiks intensiivsemalt teha. Mulle tundub, et see punasega üle teeminek, taas küll metafoorina, et me Tõnuga läksime juba väga konkreetseks, et kes mis kell, kus kohas ja mis konditsioonis üle tee läheb, aga et see punasega üle tee minek kui selline on ka ilmselt päris hea nagu kodaniku tagasiside võimalus seadusandjale. Et kas see regulatsioon, mis sai kehtestatud, oli okei või ei olnud okei. Ehk et kui seadusandja mingil põhjusel kehtestab ilmselgelt lolli regulatsiooni, siis inimesed hakkavad, mis on siis inimeste võimalus, eks ole? Neil on võimalus seda hakata massiliselt eirama. Kui üks inimene eirab, 2 inimest eirab, vahet pole, aga kui 100 000 eirab, see peaks olema ju signaal, et me kehtestasime, nüüd läks natuke valesti, et see regulatsioon on natuke halb. Ja kui meil on automatiseeritud riik, siis ütleme täiesti automatiseeritud, eks ole, siis see tagasiside võimalus kodanikud kaob ära. Ehk et 100 000 inimest võib jätta mingisuguse seaduspügala täitmata, aga näiteks raha läheb automaatselt maha. Riik ei huvita, see tagasiside signaal sumbub ära. Et kas see on midagi, mis minu peas niimoodi või mida näete sellist kodaniku tagasiside võimalust punase tule? Ma nagu täiesti nagu toetan ja see nagu pigem kinnitabki seda, et see peab olema nagu vaba tahe. Meie enda praktikast on ju eestlaste püha lehm auto, et minu ülemus pidi siin ka nagu tõehetkega vaagima, kas jätkata või mitte. 11 autot, summa 130 €, on ju, aga see oli ju selge tagasiside, et ühiskond ei ole nagu, et see regulatsioon ei toimi sellisel kujul, on ju, ja me täna ka räägime seda, et mõtlemisi ja neid mõistliku lahenduse lõpetame ära sellise näivuse selles sõidupäevikutes, on ju, ärme kurna ennast ega ühiskonda, sest see ei loo väärtust, mõtlemisi ja mingid mõistlikud lahendused, seda me nüüd oleme siin paar aastat rääkinud ja loodetavasti siin ikkagi mõistlikud lahendused tulevad, et tegelikult see võimalus peab alati jääma, et ühiskond peab tagasisidest andma ja siis peab riik suutma ka kiiresti reageerida, et ups, läks nihu, ikka juhtub, aga ma selles mõttes toetasin Hendrik täiesti, et ei tohi olla sellist nagu, eriti veel kust me tuleme, sellest nõukogude ajast, et selle suure fenna hirmu taak on kogu aeg meil kaasas niikuinii. Ilmselgelt peaksid minema õhemaks need punktid, kus riik sekkub automatiseerimise käigus, need kohad, kus riik sekkub meie ellu, peaksid püsivalt vähenema, et tegelikult riik ei pea olema igas elusituatsioonis ja kui see juhtmõte säilib, siis justkui peaks kontrolli all olema. Minu meelest oleks hästi oluline, kõige eelnevaga nõustudes muidugi, just see, et tekiks niisugune poliitilise kultuuri muudatus, et see, et mitte toimiv või suisa kahju toov norm ära muudetakse, et see ei tähenda, et keegi on selle normi kehtestamisel tahtnud halba või teinud vea, või täpsemini ei pruugi tähendada. Ja kui kultuuriliselt hakatakse suhtuma sellesse nii, et mida kiiremini üks vigane või kasutu norm meie laudadelt kaob, seda parem on. Ja tublid on need, kes selle muudatuse nüüd läbi viivad ja tegelikult ei ole mõtet oma energiat kulutada sellele, et miks selline norm sai. Et võib-olla sai sellepärast, et aeg ja arusaam oli tollal taoline, võib-olla sai sellepärast, et keegi oli lihtsalt rumal, mis parata. Fakt on see, et täna ta on. Iseasi on muidugi, kui selline norm on kehtestatud korruptiivselt, neid asju me ju teame ka, et kuidas Riigikogus teisel lugemisel
imekombel ühegi seletuseta satuvad korraga seadusesse mitmesugused huvitavad ütleme, tasud ja riigile ette nähtud pikaaegsed kohustused, mida riik hiljem enam kanda ei suuda, aga tagasi võtta on ka väga raske. Nii et nendel juhtudel muidugi tuleb süüdlased välja selgitada ja mõnikord on mõni inimene ka vangimajja läinud, aga et üldreegel on ikka see minu meelest, et enamus inimesi tahab tegelikult ka head, ka need, kes neid norme kirjutavad, vahel lihtsalt läheb valesti, vahel muutub elu ja siis mida kiiremini saab asjad korda, seda parem on. Aga mis on see ventiil selles automatiseeritud maailmas, või sinna see kodaniku tagasiside võimalus talle öelda riigile, et ma ei taha seda täita, ehk et kui meil need samad sõidupäevikud, millele Egon viitas, kui need oleks täis automaatselt, läheksid mingi telefoni GPS-i järgi, siis meil puuduks võimalus nendega vassida ja anda seda tagasisidet, mis Egon oli väga väärtuslik, et see ei tööta. Me lihtsalt tuimalt oleks ära maksnud. Meedia. Lähen Postimehesse või? Ja, sotsiaalmeedia. Et mõni analüütik võiks ka jääda. Ja muide üks asi liiklusteemadel, muide on veel väga hea näide, et see on tegelikult liiklusmärgid, võtame näiteks kiiruspiirangud. Et see on üks koht, kus mulle tundub, et kohati riik tekitabki neid olukordi, kus on täiesti okei rikkuda seda normi, et kui sa näed, et tegelikult 30 või 50 märk on maanteele nähtavasti unustatud, sest mingisuguseid tee ega võsatöid enam ei käi, masinad on kõik tee ääres reas, on laupäev pühapäev, aga keegi lihtsalt on unustanud need märgid ära viia. Või teine juhtum, kus märgid on juba üles pandud, kuigi linnas teetööd pole veel alanud, sest bituumen pole saabunud. Ja siis suhteliselt vähe on neid, ameti tõttu mina näiteks ja kohtunikud ja veel paljud teised, et kes siis sõidavadki 30-ga ja põhjustavad kaaskodanikele hirmsat pahameelt. Ja siis on teised, kes sõidavad sealt tavapärase kiirusega läbi ja halvemal juhul on põõsad aga keegi, kes muudab kiiruse ära. Ühelt poolt fiskaalselt on kindlasti meeldiv, et midagi laekub, mida saab kasutada üldkasutlikuks otstarbeks. Halvemal juhul kaotab inimene juhtimise õiguse, aga veelgi enam, et õigusteadvusele, õigusteadlikkusele, õigusriiklusele mõjub selline asi halvasti. Ja see on näiteks üks koht, kus infotehnoloogiliselt oleks täiesti võimalik tekitada kas või nende ajutiste liiklusmärkide registri, kus GPS-seadmega, täpselt nii nagu looduseurija oma taime asukohta määrab, eks ole, leiab selle siis, paneb oma GPS-i tööle, see automaatselt märgib kaardile, ütleb, mis taim see on. Et täpselt samamoodi saab ju tekitada tegelikult registri nendest liikluspiirangutest ja nüüd, kui sa märkad, näiteks kui mina märkan, et tõesti võsa lõikamine on lõppenud ja ma pidurdan sõidan 50, aga ma otse kohe oma telefoniga saadan teate, pidurdan kinni, eks ole, nagu reeglid nõuavad ja saadan teate, et minu meelest see märk on siin põhjendamatu, see läheb kuskile keskusse, koristatakse märk ära, sina sõidad läbi, sulle enam sama jama ei ole. Mulle tundub, et see on rohkem kultuuriline küsimus. Ma tahan rääkida nüüd selles kontekstis kohe automatiseerimisest. Kui selle rumala märgi asemel oleks näiteks seal väga tark kiiruskaamera, kus on algoritmiliselt öeldud, et esmaspäevast kuni pühapäevani või esmaspäeva hommikust reede õhtuni on seal 30. Ja nüüd igaüks, kes läbi sõidab, saab 100 € trahvi, kui ta kiiremini sõidab. Isegi kui see algoritm on sinna unustatud peale või seal ei ole vahepeal tööd, siis või võtame teise näite, ütleme, et me võtame terve Tallinn-Tartu maantee, paneme näiteks iga kilomeetri järgi kiiruskaamera. Nii. Ja nüüd järsku saab võimule näiteks mingi populist, kes ütleb, et oi, liiklussurmad Eestis kohutav asi, Tallinn-Tartu maantee kiiruspiirang on järgmisest tunnist 50 kilti tunnis. Kõik, sest enamus riigist ja rahvust on nõus ka, lapsed surevad maanteedel. Ja kõik need kaamerapütid ühe nupuvajutusega lähevad 50 km tunni kiiruse peale ja meil puudub ju kodanikena võimalus protestida selle idiootse regulatsiooni vastu, sest me lihtsalt saame kogu aeg trahvi. Sõidame iga kilomeetri 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. Mis me teeme siis? Lähme jala või? Siin aitab jälle põhiseadus. Sellepärast, et normid peavad olema inimestele teada ja ette öeldud. Ja järelikult, kui kellelgi tuleb mõte kehtestada seesugune piirkiirus ühel riigi põhimaanteel, mis on muide hea näide, sest et tegelikult neid inimesi, kes arvavad, et ohtudele tulebki reageerida niisugusel esmapilgul kõige paremini toimival viisil, et neid leidub tõesti. Aga sellisel juhul tuleb need normid teatavaks teha, siis on meie asutus, mitmed teised, ajakirjandus ja ma arvan, et see küsimus vaadatakse ümber. Ja siin on ka päris oluline mõjude loogiline prognoosimine ja hiljem siis tõesti selle normi mõju analüüs, ega need ära ei kao. Et seda tuleb ikka teha ja ma küll väga soovitaks ja loodaks ja teen kõik endast oleneva, et kohustus mis tahes regulatsioonide mõju kõigepealt prognoosida ja mitte soovmõtlemise raamides, vaid ikka loogiliselt.
et see säilib ja samamoodi võiks palju jõulisemalt tekkida siis mõjuanalüüs ehk siis selle vaatlemine, et kuidas see norm tegelikult on rakendunud ja siis normi julge äramuutmine, kui ei ole rakendunud. No see on selline järjekordne juhtum, kus nii politseiametnikud kui politsei programmeerijad peaksid olema sarnase suhtumisega nagu Maksuamet on viimasel ajal ennast näidanud, et see on teenus ja mitte karistuse keskne, et see, kui sa paned üles märgi ja lähed selle taha põõsasse jälgima, see on täiesti vale arusaam sellest, mis asi on õigusnorm. Ja seda ei saa lahendada ühe hetkega, seda ei saa niimoodi lahendada, et nüüd me ütleme politseile, et käituge teistmoodi, see on kultuuriline, see on hariduslik, see võtab aega. Aga kas kiiruskaamera, mis absoluutselt ei arvesta konteksti? Seal on programmeerijad, kes on täpselt samamoodi programmeerimispolitseiametnikud, et ka nemad peavad tegema algoritme, mis on mõistlikud, et see on raske töö. Üheski kiiruskaameras maailmas minu teada ei ole mõistlikku kiirusulatuse selgelt, siis neid ei saa veel kasutada sellisteks asjadeks. Nii lihtne ongi. Et ilmselt ei ole ka mõeldav see, et kogu sõidukiga liiklemine või pärast ka jalgsi või jalgrattaga liiklemine võetaksegi kontrolli alla, et selleks on nendest kaameratest ju veelgi tõhusam meede GPS ja ilmselt veel miski. Et see ongi juba see panoptikum, mis ilmselt ei ole lubatav, aga lihtsalt ühe täiendava aspekti tahtsin juurde tuua, et kahjuks ei ole ka see inimene, kes riigi heaks töötab, alati sugugi mitte pühak. Ja siin nimetamata põhiseaduslikult institutsioonilt nõutava korrektsuse raames konkreetse riigi nime, lihtsalt ütlen, et üks arenev ja väga kena riik sai oma liiklusdistsipliini korda just tänu sellele, et tegelikult pandi need tehnoloogilised vahendid üles ja siis liikluspolitsei isemajandav käitumine ehk siis altkäemaksude massiline võtmine kadus ära. Nii, meil on 5 minutit aega, ma näen, et saalis on üks küsimus ja ma loodan, et on veel. Meil on ütlema, et mulle lihtsalt need tuled paistavad üsna vastu, et kui keegi tagantpoolt märku annab, siis andke jõuliselt, muidu ma ei näe lihtsalt. Ma tahtsin lihtsalt reguleerima, soovitama ühte blogipostituste sarja, mis ilmus natuks aega tagasi arvutimaailmas ja rääkis just sellisest keerulisemast spetsifikatsioonipõhisest rakenduse loomest, kus ilmselgelt istub laua taga suur hulk inimesi, kes mõtlevad, et mida see tarkvara võiks veel teha. Ja kui sinna vasteks panna see, mida õpetatakse nii-öelda nagu sellise agiilse arenduse poole pealt, kuidas me peaksime vältima kõiki neid protsesse, kus me üritame rakendustesse panna sisse 185% koodi, mida keegi kunagi ei kasuta. Et siis vahest need sellised agiilsemad vaated Maksuameti ja õigusloome poole pealt võiksid olla äärmiselt tervitatud ja aidata selle vastu, et igale poole panna selline nagu see, mis Jevgeni Morozov, kes räägib solutionistade. Ehk et solutionistaline lähemine, et me suudame panna igale poole üübertargad kiiruskaamerad, mis teevad meie eest kogu töö ära. Mis on tegelikult täpselt teine pool sellest, millest Anto ütleb, et see automaatne kriminaalprotsess ja nii edasi tähendab, et katsume välja rakenduste ja e-riigi feature. Nii, kas on veel kommentaare või küsimusi saalist? Kõik küsijad on koondunud esimesse ritta. Siis on hästi näha. Kas tõesti ei ole? Ma ei näe. Ma võib-olla vahepeal nagu üks aspekt, mida selle nii-öelda selle, me nimetame uus majandus või mis iganes, et minu meelest see on nagu võimalus jälle, opportunity, et võtame seesama näiteks selle veoteenuse või taksoveoteenuse, et tegelikult ma olen kohtunud ka ütleme nende taksofirmade esindajatega, neil on oma äpp ja nii edasi. Ja nemad ütlevad, et miks mina pean tegema mingi kulu, mis on, ma ei tea, 3000 eurot takso kohta, mingi printer ja siis see taksofon nii-öelda, et tegelikult seesama tehnoloogia, seesama äpi tehnoloogia, see on igasse taksosse 100 euri see tahvel või ma ei tea 200 euri ja sa saad juba see kulu, et tegelikult seda võimalust peaks nagu tervitama, et need uued lahendused on ju, me peame alati vaatama, palju me saame neid rakendada, aga tegelikult teisest küljest me peame kogu aeg nagu vaatama ups, et aga seal on ju teistsugused lahendused, et prooviks neid ka integreerida.
või seesama näiteks see tagasisidestamine, minu meelest klient saab anda kohe tagasiside, mis on kõigile näha, näiteks see Uberi ja Taxify puhul, et tavatakso puhul sa seda ei saa ju anda tagasisidet, et klient ju saab ka nagu valida, et see on ka minu meelest nagu selline nüanss, nagu millele tähelepanu juhtida, et sa tegelikult tervitame neid uusi lahendusi, võtame sealt selle parima üle ja püüame siis jälle ka oma regulatsioonides nagu mõistlikumalt asju nagu lahendada, et milleks see 3000 eurone kulu, et milleks üldse see paberkviitung, et kelle seda vaja on, lõpetame selle jama ära, et las see arve, ta ütleb meiliaadressi, läheb kliendile meiliaadressi, lihtsalt ta paneb sinna oma kas raamatupidamisse või saadab, ma ei tea kuhu, et jälle seal, et siin me peaksime olema, et mina nagu tunnetan riigi poolt seest nähes, et me oleme nagu natuke nagu sellised amorfsed nende asjadega kaasa tulekul, et siin ka, et selline, siin peaksime olema nagu, ma kasutaks ka sõna agiilsemad, paindlikumad. Ja teie, ma saan aru, et olukord on see, et Maksuamet tahaks olla väga agiilne ja paindlik, aga siis kuskil on mingid teised ametid vastas, kus inimesed ei taha olla nii agiilsed. Eks me oleme ka võib-olla mõnes punktis sellised jäärapäised ja nii edasi, et ma ei tahaks nagu kuidagi kedagi halvustavalt esile tuua, eks see on ka kommunikatsiooni ja need teemad aga lihtsalt see, et me peame, ma lihtsalt ütlen, me peame olema sellised nagu vaatame, mis tegelikult keskkonnas nagu toimub, isegi mõeldes nagu utopistlikult, et kui vaadates üldse, et teisi riike, Eestis näiteks maksukogumine üldse üks efektiivsemaid, tegelikult, et ma ise nagu mõtlen, et okei, seal on mingid maksureeglites on mingid erisused, aga tegelikult mingid tehnoloogilisi platvormi, see võiks olla see teema, mida võiks nagu jagada tegelikult, et mismoodi makse koguda, et kõik riigid saaksid oma administreerimiskulusid oluliselt vähemaks, on ju riike Euroopaski, kus on maksude kogumine 10 korda kallim kui Eestis on, et mõttetu kulu tegelikult kogu sellele riigile. Et see on see koht. See on selline klassikaline juuratudengi esimese kursuse ülesanne, et vaata normi taha, et vaata, mis on selle normi mõte, et kui on taksoreeglistik, siis mille jaoks me selle kunagi püstitasime, mitte ärme hoiame sellest lihtsalt kinni. Hüva, kui küsimusi ei ole, kommentaare ei ole kellelgi, mis on? Kõik ootavad lõunat, ma arvan, 12.44 on minu arvutis olev kell. See tähendab, et meie paneel on läbi, aitäh kõigile osalejatele ja lõunapaus. Aitäh, ma tänan muidugi selle paneeli osavõtjad ja tükike interneti teilegi tänu täheks. Ja 13.30 saame siia mugavasse saali tagasi tulla.